Tervist, oleme Robotexil ja külastame Artec Designi, kes on Eestis päris tubli tegija, üsna mitmeid huvitavaid tooteid valmis teinud ja räägime meestega. Tervist! Tere! Rääkige siis, mida te teinud olete tänaseks ja mis on teie väljakutsed olnud? Artec Design on päris vana ja tugeva insenerifirma, mis loodi aastal 1998 juba. Ja selle aja jooksul oleme teinud väga paljudele välismaa partneritele ja ka Eesti ettevõtetele erinevaid seadmeid. Siin laua peal on väike valik nendest, mis me teinud oleme. Ja meie praegune kõige tugevam külg on see, et meil on võimekus nii riistvara tegemise poole pealt, tarkvara tegemise poole pealt, toote disaini poole pealt kui ka tootmise enda poole pealt. Nii et kogu kontseptsioon on selline, et klient saab meie juurde tulla vajadusega ja meie saame kliendile selle vajaduse vormistada siis reaalseks nutiseadmeks või mingiks muuks seadmeks, mida ta saab siis reaalselt kasutama hakata. Väga põnev, ma näen siin tuttavat komposterit. Või kuidas selle nimi nüüd ongi? Noh, ma nüüd ei ole nende kärajate ja eestikeelsete terminitega väga sina peal, nii et mina kasutan veel seda värtsõna validaator, aga seda ta on, et antud puhul siis ilma bussita. Ja tegu on siis tegelikult ühe meie kliendi tellimusega, kes siis pani Tallinnas üles piletisüsteemi ja pöördus meie poole sooviga, et me aitaksime arendada selle riistvara ja tarkvara, mis bussides kaasa sõidab. Ja see on nüüd üks hea näide sellest, kuidas siis koostöös kliendiga alguses kontseptsiooni läbi arutades, vaadates ka neid potentsiaalseid disaine. Meil on siin laua peal on tegelikult ka mõned varasemad korpuse prototüüppooled. Jõutakse siis reaalselt toimiva asjani. Eriti uhkem oleme sellepärast, et see on 100% Eesti toode. Et siin on nii meie töö, kõik arendus on Eestis, meie klient, kes kogu selle serveri poole ja suure süsteemi on teinud, on Eestist ja isegi tootmine, kokkupanemine, kõik on Eestist. Kui kaua selle validaatori tegemine aega võttis teil? Sellega oli päris kiire, sellepärast, et nagu ikka kipuvad tähtajad peale suruma, aga kiire nüüd toote mõistes tähendas seda, et umbkaudu vist võime aasta öelda. Selle toote tegemise peale läks. Et sellest ajast muidugi suur osa läheb kõigepealt läbirääkimiste peale ja lepingute sõlmimise peale, aga jah, see on nüüd seda tüüpi toode, kus kogu see süsteem tuli lühikese aja jooksul valmis teha. Et selline tavaline toode võib-olla on mingi teistsugune asi, mida saab nagu katsetada, et ühe prototüübi ja katsetad, et teise prototüübi katsetad, siis teed muutusi, kolmandat prototüübi ja katsetad, et siis on nagu aega rohkem. Aga seda tüüpi süsteem, mis tehti nagu riigihanke täitmiseks, see peab kindlal ajal valmis saama ja sellele ei ole eriti võimalusi teda korduvalt katsetada. Et see peab nagu õnnestuma peaaegu esimesel katsel. Väga põnev, ma näen siin veel teisi tuttavaid asju, näiteks Myootoni. Myoton on siis tuntud lihastoonuse parameetrite mõõtja, leiutatud doktor Arvet Vainu poolt juba 70-ndatel. Käesolev Myoton on siis tegelikult siis digitaalne versioon, mis sisaldab enam kui 4000 rida koodi ja on päris tore nutividin. Ongi mõõtmiseks valmis, eks ole? Mõõtmiseks valmis, jah. Tahaks küsida, kuidas Myoton teieni jõudis ja kaua selle riistapuu tegemine aega võttis? See oli need mõned aastad tagasi, ma arvan, et see Myotoni firma jõudis meieni hoopis mingisuguste kellegi tuttavate kaudu. Ja neil siis oli olemasolev seade, mis küll töötas, aga millega nad ei olnud rahul ja millel oli mitmesuguseid ideid, mida seal muuta võiks. Ja siis me hakkasime koos nendega mõtlema, et mida saaks teha ja kuidas ja katsetama ja juhtus siis nii, et me töötasime välja täiesti uue mehaanika, mis erines oluliselt sellest, mis enne oli. Mida alguses need leiutajad, kes seda projekti olid juba
aastaid ajanud, ei uskunud, et see töötama hakkab. Aga lõpuks selgus, et hakkas tööle ja hakkas paremini kui see eelmine variant. Mis teil siin veel põnevat on? Siin on erinevaid seadmeid, näiteks see on tehtud ühele Ameerika kliendile ja seda seadet kasutatakse igasugustel messidel ja trade showdel. Selle seadme põhiline mõte on selles, et Ameerikas on päris levinud, et messikülastajad kõnnivad ringi siltidega, kus neil on 2D baarkoodi või QR-koodiga on lisaks nende andmetele olemas ka siis nende meiliaadressid ja firmanimed ja kõik muud asjad. Ja nüüd seda seadet renditakse messil osalejatele. Ja kui nüüd inimesed käivad, siis selle asemel, et vahetada visiitkaarte sisuliselt jutu käigus, kui me praegu räägime, sisuliselt skännitakse sind juba sisse, pannakse plõksti külge, et tahtsid brosüürid, taheti mingit hinnavalikut ja see kõik laetakse omakorda interneti kaudu siis serverisse, kus siis boss saab istuda kontoris juba vaadata, et ai, et mul on poisid täna laisad, et on ainult 15 inimesega rääkinud või nende kontaktid. On see Eestis ka kuskil kasutusel? Seda kahjuks Eestis ei ole väga kasutatud, aga seda kasutatakse Euroopas, on kasutatud Prantsusmaal. Palju teil üldse on siis tooted tänaseks juba valmis tehtud? Sellele küsimusele on väga raske vastata. Kümneid. Umbes nii, et Artek on umbes 15 aastat vana, nüüd vist 16 juba. Keskmiselt ühe sellise tükklaali tüüpi toote saame valmis nädalas. Aastas on umbes 50 nädalat, et me oleme vast vähemalt 500 toodet valmis saanud selle aja jooksul. No, meie tavaline toode on selline mingisugune tükkplaat, mis teeb midagi ja läheb kuskile mõne kliendi mingi seadme sisse. Et siin näha on ainult väike osa meie toodetest, sest tavaliselt me ei tohi rääkida, kellele ja mida me teeme. Et see on konfidentsiaalne informatsioon, mida me ei tohi välja rääkida. Ja siin on mõned tooted, mille kohta me tohime rääkida, kellele ja mida me oleme teinud. Selge, kui nüüd mõni leiutaja või väikefirma tahab ka teie jutule näiteks tulla, et kas on nagu teil selline miinimumpartii, mida te teete või kuidas sellega on? Me oleme teinud ka väikseid prototüübiseeriad, sellepärast et tihtipeale mingi reaalse toote valmimiseks on selle eeldus lausa juba mingi prototüübi tegemine, on ta siis 5 või 10 kaupa. Ja meil on olnud ka juhtumeid, kus me oleme mõne väikefirmaga niimoodi kokku leppinud, et teinudki neile selle prototüübiseeria ja siis pakkunud välja, et hiljem, kui läheb asi tootmisse, et siis me saame ka selle tootestamise poole enda peale võtta. Aga kuna need tooted on niivõrd erinevad, klientide vajadused on niivõrd erinevad ja ka arendus- ja töömahud sõltuvad väga palju sellest juba, milliseid ekraane kasutatakse, kas on mingid traadita tehnoloogiat, mida see kõik tegema peab, et selle tõttu on case by case, et iga kord vaatame otsa ja siis vastavalt siis otsustame, et kuidas me edasi läheme. Umbes, kus maalt hinnad algavad? Tahan üks selline, et töötab täna. Kus see indeks alab? Ka sellele on raske vastata, sellepärast, et tavaliselt me räägime kahest kulust. Me räägime seadme enda kulust, kui ta valmis on, ehk siis mis ühe seadme tootmise peale kulub ja mis tema hind saab olla. Ja teine on siis kogu see arendustegevustega seotud kulu. Ja nii mõnigi kord on see selline tasakaalude küsimus sõltuvalt sellest tootmise arvust, et kas üritatakse pigem teha kuidagi kallimeid ja mugavamaid komponente kasutades kallim seade, mille arendamine võtab jälle vähem aega ja raha, või siis keskendutakse sellele, et tahetakse teha 1000 seadmeid, tahetakse, et see seadme hind oleks võimalikult taskukohane, aga selle tõttu tihtipeale, et seda saavutada, on arenduskulud palju suuremad. Nii et hinnavahemikest rääkides võib öelda, et kui me arenduskuludest räägime, et siis see hakkab ikkagi kümnete tuhandete eurodega. Selge, väga põnev. Siis on teada, kuhu tuleb tulla, et kui soovitakse väikeseeriat või ka prototüüpi, mida ise päris garaažis valmis teha ei saa. Mina enda poolt ütleks veel nii palju, et üks põhjus, miks me siin Robotexil oleme, üks asi on loomulikult tore enda saba kergitada ja näidata, mis on tehtud, aga teine on ka see, et me ootame väga ärksaid noori, kes siin osalevad ja võistlevad endale insenerideks. Sellepärast, et võimalus teha maailmatasemel asju
võimalus ennast arendada igasugustest huvitavatest tehnoloogiatest, millest üks väga huvitav on võrgulink, mis algab sealt ja tuleb optikaga sinna. Ja kogu seda pilti siia televiisorisse näidatakse üle selle õhus oleva lingiga. Ja ma ei tea, et kui Mart näiteks katkestab selle ära, siis peaks ka siin pildi peal näha olema, et jääb see pilt seisma. Ja näiteks selliste ja veel osade meditsiiniseadmete puhul me teeme ka tihedat koostööd teadlastega, nii TTÜ-st kui TÜ-st, üks näide seesama Myotoni projekt. Ja noortel on see kindlasti väga hea võimalus ennast proovile panna ja ennast siis tippinseneride hulka vaikselt arendada. Selge. Täname veel kord ja edu teie tegemistele. Tänud!